Tere, kallis kuulaja, tere, kallis vaataja, kogemusnõustaja Silver podcast alustab. Pakkuda täna teemat tasakaalust, kuidas üldse suhtuda ärevusse ja teistesse emotsioonidesse. Ja anna mulle veits andeks, sest järgneva heliga on pisut siuke sahinat, aga ma loodan, et juba järgmiseks osaks on kõik korras. Igal juhul, rõõm näha. Mina olen Silver, kogemusnõustaja. Ja tere tulemast kuulama minu podcasti. Minust ka, kui sa kuulad mind esimest korda. Ma olen siukse diagnoosiga inimene nagu depressioon ja generaliseerunud ärevushäire, mis tähendab seda, et ma olen need haigused ise omal nahal läbi tundnud ja nendest suutnud taastuda. Ma olen siin ühes ägedas kohas Vanakal, mis on saanud ka päris selliseks sümpaatseks kohaks just sellepärast, et kui ma kunagi alustasin oma teekonda terveks saada või üldse nagu muuta enda elus midagi, et läheks midagi paremaks, siis ma hakkasin jalutamas käima ja tihti mu jalutused tegelikult mu esimene jalutus tõigi mind siia samma Vanaka kanti ja üleüldse mulle nagu sellised kohad väga meeldivad, kus ma sain lõpuks mõtlema hakata nende jalutuste tulemusel ja sain väga palju ka inspiratsiooni, kuidas enda elu paremaks teha ja mida üldse siis teistmoodi hakata tegema, kuidas vabaneda enda eelnevatest harjumustest, kuidas just valida see eluviis, mis nagu toetab mind vaimselt, mis toetab mind füüsiliselt. Ja see koht siin samas, kus ma praegu olen, siin on nagu väga kaunis vaade, olgugi, et ma olen tegelikult Tallinnas sees. Mul on siuke tunne, nagu ma oleks looduses, aga samal ajal on siin ka siukest linnamelu. Teisi inimesi kindlasti kõnnib siit mööda tänase õhtusaatel ja kell on praegu 21:29. Päike loojub kuskil tunni aja pärast ja sai see koht valitud. Kui eelmine osa just see räägitud sellisest stabiilsusest ja turvalisusest, et kuidas need võivad mind ennast tagasi hoida, siis täna oleks pilk just sellele, et kuidas leida selline tasakaal ja kuidas suhtuda ärevusse või masendusse just sellise pilguga, et see poleks midagi sellist, millest ma pean ilmtingimata vabanema, vaid nagu mul on õigus kõiki tundeid tunda ja kõik vastu võtta, et ma ei pea ennast süüdi tundma, kui mul on kehv päev või kui mul raske või kui ma päris täpselt ei tea, kuidas edasi. Tihti on just see, et kui me oleme raskustes, et siis juhtub see kõige suurem muutus. Kui sa soovid nõustamist, siis muidugi võid mulle sellest märku anda. Teen 1-1 nõustamisi ja nüüd olen hakanud tegema ka workshoppe, vaimse tervise omasid, vaimset tervist toetavaid workshoppe. Nendega on nii, et samamoodi värskes õhus looduses on inimestega, kes siis soovivad tulla. Just nimelt teiega inimesed, keda huvitab vaimne tervis, hea vaimne tervis, eneseareng ja üldse selline muutustele orienteeritud elustiil ja kuidas leida üles enda sellised head omadused ja kuidas nagu teha rahu nendega, millega võib-olla rahul ei ole või kuidas nendele anda just selline pilk, et äkki see ei olegi nõrkus, äkki see on tugevus hoopis. Samas teen ka ettevõtetele workshoppe. Olen juba päris mitmeid teinud selle suve jooksul. Ja minu eesmärk ongi nagu muuta töökultuur või aidata kaasa sellele, et ma ei peaks ennast ribadeks töötama, et mul oleks nagu selline suur miks olemas, miks ma teen tööd, et ma ei tee seda ainult raha pärast, vaid ja ka see muidugi, et ma oskaks nagu enda eest hoolitseda, et ma ei grindiks ainult kogu aeg seda tööd teha, vaid ma ka enda eraelus toetaks ennast, liiguks oma eesmärkide suunas, võtaks aega ise endale, peaks lugu puhkamisest, otsiks just nagu neid külgi endas, millega ma rahul olen, kuidas ma saan iga päev hoolitseda selle eest, et mul oleks hea saavutada enesekindlus ja siis, kui tulevad raskused,
et siis ka nendele vastu minna ja et minu see enese defineerimine ei sõltuks minu tulemustest, sissetulekust, vaid see, mida ma ise määran, et see oleks mul olemas. Kui tulla selle juurde, et kuidas leida tasakaal elus, kuidas võtta vastu ärevus, kuidas võtta vastu stress või õigemini, kuidas nendesse suhtuda, siis tegu on ju täiesti tavaliste emotsioonidega. Stress, ma tunnen seda siis, kui ma panen ennast stressi, kui mul on kohustused, kui mul on mingisugused ootused, kui mul on enda suhtes mingisugused ootused või näiteks töö juures mingisugused ootused suhtes sõpradega. Et nende osas on see stress nagu loomulik tulemus ja samas, kui ma teen trenni, kui ma panen ennast füüsiliselt proovile, kui ma läbin teatuid kannatusi, näiteks lähen jooksma, lähen matkale, teen jõutrenni, siis need samamoodi ju avaldavad mulle stressi. Ja stress on nagu positiivne. Kui stressi on aga liiga palju, kogu aeg, ei ole sellist leevendumist, löögastumist, siis tekib murdumine. Ja üheks tihedamaks nähtuseks stressi osas ongi läbipõlemine. Läbipõlemine kas siis eraelus, läbipõlemine töö juures. Et see on nagu ilmselge märk sellest, et nüüd on nagu liiga palju saanud midagi. Ja tihti inimesed ei õpi esimesest läbipõlemisest, vaid taastuvad, siis lähevad uuesti sama elu juurde tagasi ja kuni juhtub järgmine läbipõlemine. Aga see on okei. Selles osas, et meiega räägitakse, et meiega juhtub asju seni, kuni me lõpuks millestki õpime, teeme endale asja selgeks ja siis viime ellu muutused, siis peaks saabuma ka selline stabiilsem enesetunne, kui nii öelda. Aga stress kui selline, seda nagu ei peaks kartma, kui see on mõõdukas. Kui sellele järgneb ka selline tasakaaluperiood, kui nii öelda. Et on nagu selline push stress, aga samal ajal mul peab tekkima ka selline lõõgastusvõimalus. Ja lõõgastumise all ma ei pea silmas seda, et ma lähen koju, tõmbad X-Packi õlle, söön mingit kotletti, vahin Netflixi, vaid lõõgastus sellisel kujul, mis päriselt täidab minu hinge. Ja inimene on selles kontekstis hästi unikaalne, et igale ühele sobivad erinevad asjad. Kui ma räägin siin, et mind aitab näiteks liikumine ja trenn ja füüsiline pingutus, siis igale ühele see sobida ei või. Ja siin ongi tähtis just see iseenda tundma õppimine, et ma pean väga täpselt teadma, mis mulle sobib, kust ma saan seda jõudu ja energiat juurde ja ma pean ka väga hästi teadma seda, mis mult seda röövib. Ehk siis tegevused, mis tõmbavad mind energiast tühjaks, mis võtavad mult rohkem, kui ma sealt vastu saan. Ja see tegelikult ajas tuleb kogu aeg nagu uuesti läbi teha, see enda tundma õppimine, sest inimene ju muutub kogu aeg, me harjume ja tihti on olukord selline, kus mõned tegevused, mida me oleme harjunud tegema, ei pruugigi meid enam teenida, sest me oleme ise muutunud. Meie soovid, unistused ja eesmärgid on hoopis teistsugused, kui nad näiteks olid 5 aastat tagasi. Ja sellepärast peabki endaga tööd tegema selles osas, et see enesearmastus ja enda tundmaõppimine on üks väga väärtuslik osa sellel teel, kuidas olla inimene, kellel on hea vaimne tervis. Et see pole mingi asi, mida ma saan saavutada, vaid see on asi, mille nimel ma pean iga päev panuse andma, kui nii öelda. Kui ma mõtlen välja näiteks selle, kust ma saan lõõgastust, kus ma tunnen ennast pärast puhanuna, siis minu ülesanne on seda võimalikult palju enda ellu tuua. Ja samas ma ei saa muutuda ka laisaks, et ainult kogu aeg lõõgastunud olla. Sest selles stressis, muretsemises, mingisuguse pingutuse läbimisel on see põlu, et see nagu arendab, see tõmbab sellest mugavust tsoonist välja, see paneb mind rohkem riske võtma ja selle auhind võib olla ka päris magus. Ja jällegi vastupidiselt, et kui kõik on kogu aeg ühesugune, mitte miski ei muutu,
igav, rutiinne, siis ongi, see omakorda tekitab stressi, et ma tahaks teha kõike muud, aga sisesta kriipsu järgi sobiv sõna. Et see on selline kahe teraga mõõk, kus ühelt poolt tahaks muutust, vaheldust, aga teiselt poolt tuleb tagasi see mugavus ja turvalisus. Ärevus jällegi on samuti eluks täiega vajalik emotsioon. Sest kui näiteks sina ja mina lepime omavahel midagi kokku, näiteks, et nädala pärast on meil kohtumine, siis automaatselt ärevus aitab ju seda meeles pidada. Ja see on miski, mida mul on vaja, et elus üldse hakkama saada. Selle abil ma saan ennast kaitsta. Selle abil ma saan kas põgeneda või rünnata. Selle abil ma saan tunda tunnet, et ma ihaldan midagi. Ma tahan mingisuguses suunas liikuda. Mul on mingi asi, mis motiveerib mind ja see on ka nagu ärevus. Ja kui ma näiteks tahan üldse ärevuse vabalt olla, siis väidetavalt on selleks 2 gruppi inimesi ainult olemas. Psühhopaadid ja inimesed, kes on surnud. Ja enamasti ei ole need ihaldusväärsed grupid, kuhu nagu siis kuuluda. Seega, ärevus on midagi sellist, millest ei ole mõtet vabaneda või suhtuda sellesse nii, et see nüüd on midagi, mida ma pean endast eemaldama või kuskil ära kaotama. Sest see on eluks vajalik. Mul püsivad asjad meeles, ma saan ennast kaitsta, rünnata, kehtestada piire, reageerida. Ma saan motivatsiooni sealt, ma saan põhjuse, miks ennast voodist välja ajada näiteks. Ja kui ma selle endast eemaldaks, siis ma ei teeks üldse neid tegevusi. Ma võib-olla istukski ainult toas. Aga mis toob mind selle ühe väga olulise punkti juurde. Kui mul depressioon välja lõi, samamoodi ärevus, häire, diagnoositi, siis ma tegin endast kõik oleneva, et ma ei tunneks üldse ärevust, et ma ei laseks endale ligi neid emotsioone, mis panevad mind tundma ärevana, stressis, muretsema, skanneerima igat pisikest muutust oma kehas. Ja see oli oi kui koormav. Samamoodi ongi, see tekitas mulle sellise uue harjumuse, et ma peangi olema ülirahulikus keskkonnas, et ma ei tohi minna vastu sellistele stressoritele, et ma pean olema hullult maks, zen, füüsiline pingutus oli täiesti mängust väljas, sest ma kartsin, et mu süda jääb seisma. Ma põhimõtteliselt olingi isoleerunud ja see on nagu nii paradoks, sest kui ma mitte midagi ei tee, siis mul on kõige lihtsam minna oma pähe nagu vaieldamatult selline tegutsemine pigem teeb mulle rohkem kahju, kui ta mind teenib, et ma hakkan ennast kõikvõimalike ohtude eest isoleerima, et ma ei võta enam elust osa, et ma muretsen kogu aeg, et ma kogu aeg skanneerin igat pisemat muutust enda kehas, enda ümbruses ja see niimoodi ei saa elada, sest ma proovisin nii elada ja see tõi mulle kannatusi ainult rohkem juurde, kui see üldse midagi lahendas. Kuidas nagu sellest välja tuli? Oligi see, et ma sain aru, et ei aita mind tabletid üksinda, ei aita mind arst üksinda, ei aita mind mitte keegi teine, vaid ma pean ise endale nagu tõestama hakkama. Et hea küll, mul on mingisugused hirmud, mul on meeletu ärevus kõige ees. Mul on siiamaani ärevus kõige ees. Ma siiamaani nagu teen tööd selle ärevusega, aga toona oli see, et nagu, mul ei olnud enam mitte midagi kaotada. Ainult võita oli. Ja nagu ma kartsingi liikumist, füüsilist pingutust, nagu mul oli nagu tõsine surmahirm, et mu süda fucking jääb seisma. Kui ma natukene pingutan, midagi läheb katki, ma kaotan teadvuse, ma suren ära, ongi kõik. Aga siis, kui mul oli esimene kaine päev, ma hakkasin jalutama, tunnen, et isegi nagu trepist üles liikudes, jah, süda lõi kiiremini, oli veits nagu siuke imelik tunne, et äkki nüüd läheb pillitasku, aga ei löönud. Ja siis
sealt see esimene mõte saigi pähe istutatud, on ju, et kui ma liikuda saan, siis järelikult ma saan ju ka kõiki teisi asju teha. Ja liikumine ja üldse trenni tegemine ongi mind kõige rohkem aidanud sellel teel, kuidas ärevusse siis uuesti suhtuma hakata. Et see ei ole nagu midagi sellist, mida ma pean endast eemale lükkama, vaid see on midagi sellist, mida ma võin tunda, sest kui mul niisama süda lööb 180 lööki minutis ja kui ma jooksen trepist üles samamoodi 180 lööki minutis ja siis minuga ei juhtu midagi, mul läheb pilt tasku ja siis mul tekibki see uus mõte, see uus tõestusmoment, et kuule, et tegelikult vist südamega on kõik korras, organismiga on ka vist kõik korras, et see on asi, millele ma ei pea enam nii palju tähelepanu pöörama. Ja ma saan nagu uue sellise turvatunde sellest, et mu keha tegelikult funktsioneerib ja nagu sellel mõttel on ka nagu nii kuradi suur jõud, et ma võin enda mõtetega mõelda endale sümptomeid juurde, mis on nii haige. Eriti nagu inimesel, kellel on ärevushäire diagnoos. Et see, ja kui on tervisärevus näiteks, see tervisärevus on minu arust ka selline asi, et ma hakkan monitoorima, mida mu keha teeb ja kui ma hakkan igat pisikest muudatust tähele panema või üles märkima enda peas, siis see on koormav. Mu tähelepanu on kogu aeg mu kehas, ma kogu aeg monitoorin, kogu aeg katsun, ma ei tea, pulssi, et veenduda, kas mu süda lööb või see, et mingid valud, mingid torked, pisted, ja siis see kohe toodab seda adrenaliini, mu süda hakkabki kiiremini lööma ja siis ongi see, et mul on selles silmuses kinni või selles nõiaringis ja ma teen endale seisundi lihtsalt hullemaks, kui see tegelikult üldse on. Ja need samad triggerid on ju see tervisärevusega seoses, see pulsi katsumine, see pidev kinnituse saamine, guugeldamine, mis mul viga võib olla, et miks ma seda teen. Ma pean ise endale tõestama, et mul on kõik korras, ma pean just sellele hirmule vastu minema, panneski ennast nendesse olukordadesse, mida ma kõige rohkem kardan. Mitte küll nagu kohe täiesti pea ees sinna hüpata, vaid järk-järgult kuskilt alustada. Kui mul on mure näiteks oma südame pärast, siis ma võin ju ennast proovile panna, liikuda, esialgu kõndida, sest kõndimine tegelikult on meeletu trenn. Kõndimise abil ma kaalusin peaaegu 110 kilo ja siis ma sain nüüd 4 aasta järjest kõnnin, et ma olen esimese aastaga juba kukkusin 80 peale, 86 või midagi sihukest. Et see oli ikka meeletu kaalukaotus. Aga jällegi, need sümptomid, mida ma enda mõtte jõul võin tekitada ise endale, et see on täiesti ulme. Ja kui ma olengi kogu aeg oma peas, kui ma ei tee mitte midagi, kui ma isoleerin ennast ära, siis ei lähegi mitte midagi paremaks. See on täiesti jõhker. Mõtled küll, et ma loon endale hullult nagu turvalised tingimused, et ma ei lähe nagu stressoritele vastu, et ma ei pane ennast ärevatesse olukordadesse, et siis on minuga turvaline. Ja see ongi see inimene nagu... Ma mäletan seda tunnet nii hästi, et mul on nagu nii pask. Ma ei tea, mis minuga toimub. Ma olen nagu täiesti varemetes omadega. Ja mul on selline tunne nagu, et okei, mul on see viimane asi veel alles jäänud. Ja kui ma nüüd sellega käest lasen, siis ongi kõik. Siis ma hoiangi nii paaniliselt sellest kinni, mis mul veel alles on ja ma ei lase enam uuel ja ilusatel asjadel juhtuda. Ma ei pane ennast olukordadesse, ma ei suhtle enam inimestega. See on täiesti jabur lihtsalt. Et see tunne on nagu nii reaalne. Et ma reaalselt kardangi enda pärast nii jõhkralt, et ma ei lase lihtsalt elul juhtuda. Ja kusjuures, kui tegutsema hakata elama, tegutseda hirmudest olenemata, see on lihtsalt crazy. Avastad lihtsalt endast jälle neid külgi, et tegelikult ma ei pea muretsema, tegelikult ma saan elust osa võtta. Jah, mul on ärevus, jah, see hoiab mind teatud olukordadest tagasi. Aga samas, kui ma lähen oma hirmule vastu, siis ma saan tihti teada, et see, mis ma tegelikult kartsin, see oli täiesti mõttetu. Ja kui ma nagu ümbritsen ennast sellise keskkonnaga, kus ma saangi olla mina ise, kus ma ei pea põdema selle pärast, mida ma suust välja ütlen, kus ma saan enda mõtteid avaldada nagu turvaliselt, kus ma ei pea olema keegi teine, siis mul on kohe poole parem enesetunne. Ja samamoodi see, mis ma ise mõtlen. Kui ma hakkan endale tõestama, et
minu tervisega on kõik korras, et minu organismiga on kõik korras, siis ma saan ka ju reegelt enesekindlust juurde ja automaatselt ma ei pea enam mõtlema nende mõtete peale, mis mulle toovad seda ärevust, mis toovad mulle seda stressi, mis toovad isegi masendust teinekord. Ja on tunduvalt vabam elada. Päriselt. Siis ma mõtlen, et nagu see, mis minu peas toimus aastal 2020 ja see, mis toimub minu peas täna aastal 2024, neid ei ole võimalik omavahel võrrelda. Selles osas ma ei ütle, et nagu kui ärevushäire enam nagu elu ei mõjuta, et nüüd on nagu kõik peas roosiline ja kõik on nagu ülitiimis, ma nagu nii jõhkralt armastan ennast, et päris nii ka ei ole. Minu pea on ikkagi selline koht, kus ilmselt igaüks hakkama ei saaks. Siin on üks väga selline kuri Silver, kes on väga enesekriitiline, kes on väga depressiivne, kes nagu näebki esimese asjana tihti kõige õudsemaid stsenaariumeid, kes nagu hakkab üle mõtlema, kes nagu vajab sellist pidevat kinnitust, et kuule, et kõik on okei tegelikult ja sa tegid hästi ja see oli piisav. Et see pool on minus endiselt olemas, aga mis ma olen nagu teistmoodi tegema hakanud, ongi see, et ma ei ürita temast lahti saada. Et ma ei suru teda kuskil alla, ma ei proovi teda vaigistada. Lasen tal olla, ta on minu sõber. Ja ta peab saama samamoodi rääkida nagu see positiivne pool minust. Ja ma olengi õppinud nagu see, et ma ei saa enda olekut paremaks mõelda. Ma ei saa enda mõtteid ära mõelda ja ma ei saa tundeid mitte tunda. Et minu ülesanne ongi see, et ma võtan kõik tunded vastu. Halvad tunded, mingid mineviku mälestused, mida ma olen valesti teinud või tegemata jätnud. Kõik oma ülemõtlemise mõtted. Ehk siis mõtted, mis kõik võib juhtuda, mis kõik võib valesti minna. Minu enesekriitika. Ehk siis vahet ei ole, mis ma teen. Ma alati tunnen, et ma ei ole piisav. Aga see on okei, sest ma hakkan ajas nägema tänu oma igapäevasele panusele. Ma teen midagi siiski õigesti ja kui ma nagu salvestan ka oma mõtteid või kirjutan üles, mida kõike ma tahan teha, mida kõike ma olen ära teinud, siis ma näen, et ma siiski saan asjadega hakkama ja see õpetab mind ennast armastama rohkem ja usaldada ennast. Ja samamoodi see enesekriitika ja las ta jääb sinna pähe. See on tegelikult külg, mis mind on väga palju tugevamaks teinud. See, et ta on nagu nii kritiseeriv, see on aidanud mul alati oma lähenemist muuta. See ongi tegelikult aidanud muutusid ellu tuua. Ja see on aidanud ka mul teatud asjadest loobuda. Küll võib-olla mitte alati õigel ajal, aga siiski. Ta on mind väga palju aidanud. Ja see on jällegi külg, millest ma ei saa seda enda seest välja lõigata. Sest tegelikkuses on ta vajalik ja kui ma vaatan teda sellise pilguga, et see on nõme osa minust, ma ei taha seda üldse endasse, siis ma jäängi temaga väga pikaks ajaks konflikti, kuid jällegi vastupidiselt, kui ma hakkan temasse suhtuma, et see on tegelikult väga vajalik osa mulle. Ta on nagu, jah, vahepeal tõstab võib-olla liiga palju pead ja paneb ilma põhjuseta puid alla. Aga siiski, kui ma mõtlen sellele järele, siis on ta mind väga paljudes olukordades päästnud ja isegi tugevamaks teinud. Aga jällegi, kui ma muudan oma suhtumist ärevusse, muretsemisse, stressi, siis see ei tähenda, et need kuskil ära kaovad elus või see, et nagu raskeid hetki enam üldse ei tule. Tuleb jõhkralt. Ja mis on nagu see ka huvitav, on see, et mida enesekindlamaks ma muutun ajas üldse, siis seda rohkem ma julgen ka neid riske ette võtta ja ühes sellega automaatselt tuleb ju sammumine sellisele territooriumile, milles varem olnud ei ole. Ja see omakorda nagu suurendab stressi, ärevust, muretsemist, ülemõtlemist. Ja samal ajal see tõestab ka seda, et mitte miski ei ole kunagi ühesugune.
kõik muutub kogu aeg, muutub mina, muutud sina. Ja see, kui ma nagu otsustan, et ma tahan ellu tasakaalu, ma tahan suhtuda stressi teistmoodi, ma tahan suhtuda tunnetesse teistmoodi, et need on täiesti okei osa minu elust, siis minu ülesanne nagu ongi leida tasakaal selles kõiges suures asjas, milleks ma saan nimetada oma elu. Et ongi vahepeal täiesti loomulik pannagi täiesti agu juurde, teha ületunde, vahepeal ohverdada unetunde isegi, et saaks midagi tehtud. Aga sellel on oma hind, mis tähendab seda, et ma pean ka vastu andma endale midagi. Võimaluse puhkamiseks, võimaluse mahalaadimiseks ja võimalusega lõõgastumiseks. Ja kui ma seda edasi lükkan, siis jah, mu mõistus kindlasti kannab mind päris kaua aega edasi, mu keha samamoodi. Aga kui ma üldse välja ei lülita ennast, siis ma põlen läbi. Ja läbipõlemine ei ole hea. Ja läbipõlemist on võimalik ennetada, on võimalik nagu pidur peale tõmmata ja paus teha. Aga seesama see konstantne oratagumikus töötamine nagu millegi nimel ja see lõõgastumine ja puhkamine lükata nagu edasi, et see on pikas perspektiivis võib-olla mitte nii hea. Aga samas me peamegi nagu kõik asjad läbi kogema ja läbi tegema, et nagu üldse tekiks mingisugune salvestus, arusaam aiu, kuhu maani on okei, kuhu maani ei ole okei. Ja see tasakaalu toomine enda ellu tuginebki väga suuresti sellele, kui hästi sa iseennast tunned ja iseenda tundmise juurde käib ka see, kui hästi sa oskad piire kehtestada. Kas sa oskad öelda asjadele ei? Kas ma oskan, ma pigem räägin maavormis, siis muidugi kui ma ütlen saa, siis see on automaatselt nagu ma paneks sulle kohustuse peale, mida ma ei taha teha. Aga ongi, et kui ma ei kehtesta piire, siis automaatselt ma lasen kõigil suhtuda endasse nii, nagu nad seda ise soovivad. Kui ma ei ütle asjadele ei, siis arvataksegi, et ma olen kõigega nõus. Kui ma ei võta aega enda jaoks, siis see annab signaali edasi, et nagu ma ei hooli endast. Kui ma hoolitsen alati kõikide teiste eest enne, mis ei ole muidugi paha omadus, sest tavaliselt inimesed, kes on juhtivatel kohtadel, liidrid, nemad tavaliselt hoolitsevad kõikide teiste eest enne ja siis alles iseenda eest. Jällegi, kui ma hoolitsen iseenda eest, et minu vajadused on rahuldatud, et minu soovid on täidetud, et ma ise tunnen ennast päeva lõpus sellisena, et ma oleks elevil järgmise päeva osas, mitte see, et ei taha homset päeva või ma ei viitsi tööle minna või ma ei taha teha seda, mida ma teen. Et see on nagu jällegi signaal sellest, et midagi on mu elus, mis vajab tähelepanu. Mis toobki mind selle punktini, mis on aidanud mul väga palju ärevust lahti mõtestada, masendust lahti mõtestada. Et just see iseenda eest hoolitsemine. Ja see aitab ka nagu seda tasakaalu leida. Just nende dimensioonide vahel, et kui palju ma võin pushida ja kui palju ma pean enda eest hoolitsema. Stress, ärevus, masendus, rõõm, õnnelikkus, tähendusrikkus. Nad kõik kuidagi toetavad teineteist. Ühest tekib üks, teisest tekib teine. Pika masenduse järelt võib leida midagi, mis teeb täiega õnnelikuks. Pika stressi järel võib tekkida tulemus, mis annab minu pingutustele tähendusrikkuse. Ja minu ülesanne nagu ongi leida või tekitada õigemini selline kompass endale, mis aitab mul aru saada oma sisemaailmas toimuvast
eelkõige, mida mu tunded tähendavad või mida nad ütlevad mulle. Et kui ma tunnen ennast kogu aeg pidevalt ärevana, stressis, masendunud, et nagu asjad ei too mulle rõõmu, siis see on nagu signaal, et ma pean vaatama üle oma igapäevaharjumused, oma ümbritseva keskkonna, inimesed, kes on mu ümber. Ja siis nagu vaatame iseendale otsa, et kas see on see, mida ma päriselt tahan. Kui ma tunnen, et ma ägestun pidevalt, ma tunnen, et ma olen alati kuidagi viimaste seas, et kõikidel teistel on kõik asjad olemas, aga mul ei ole mitte midagi. Siis ma peaks vaatama üle selle, et kas ma iseendast hoolitsen, kas minu vajadused on rahuldatud. Sest kui minu vajadused ei ole rahuldatud, siis ma kipungi olema kibestunud ja nähvan ja olen siuke vastik inimene. Aga kui ma hoolitsen endast ära, siis mul on kõik paremini. Siis ma saan kedagi teist ka aidata. Siis ma saan olla see inimene, kes ma tegelikult tahan olla. Ja need ongi lihtsad asjad tegelikult. Keha tahab stressi, keha tahab liikumist, keha tahab pingutust, trenni, sest see toetab nii jõhkralt see, mis minu peas toimub. Ja vastupidi, kui ma tunnen nagu, et mul on peas siuke katastroof, et ma mõtlen kogu aeg üle, siis mul on vaja mingit kohta, kus ma saan maha laadida ennast, kus ma saan lõõgastuda, kus ma saan mõelda, kus ma saan läbi protsessida seda, mis on vahepeal toimunud minuga. Sest kui ma olen kogu aeg rattas, siis mul ei teki seda võimalust. Ma isegi ei saa meenutada neid asju, mis mul on hästi, mida ma olen nagu hästi teinud. Mul on seda ka vaja. Ma pean korraks nagu pausi tekitama, meenutama, saama seda õndsustunnet. Ja kogu aeg ei olegi kõik ühesugune. Kogu aeg ei ole hästi. Ja kogu aeg ei ole halvasti. Ja kui oleks halba, siis ma ei oskaks tunda ennast hästi. Kui mul oleks mingisugust raskust, pingutust, stressi, siis ma ei oskaks nagu tunda pärast selle ületamist, et hästi tehtud. Seega minu sõnum siia lõppu ongi see, et julge tunda kõike. Julge endast toimuvast rääkida. Proovi kindlasti küsida abi, kui see üksi hakkama ei saa. Proovi öelda teistele, mida ma ise vajan, et ennast hästi tunda. Ja sellest ei pea ennast süüdi tundma, sest keegi teine ei näe minu pähe ja keegi teine, ja mina ei näe teiste pähe. Ja inimesed on nõus aitama. Väga paljud inimesed on nõus aitama. Aga kui ma ei küsi abi, siis nad ei tea, et ma vajan abi. Seega koos on võimalik mägesid liigutada. Seega, ongi. Mul oli mingi räigelt hea mõte, mis läks mu meelest ära, aga siia lõppu. Ma näiteks, kes vaatab muidugi, ma paneks korra kaamera teisse suunda ja siin hakkab ilmet võtma üks väga maagiline päikeseloojang. Kui sulle meeldis see osa, siis kindlasti anna sellest märku kommentaarides. Kui sa tahad konkreetselt mingisuguse teema kohta teada, millest ma räägiksin ka siis oma kogemuse põhjal enda depressiooni teekonnal, ärevus teekonnal, sellest taastudes, selle aja sees olles, siis kindlasti anna teada, millisest teemast sa rohkem lähemalt sooviksid kuulda. Teen sellest eraldi osa. Kui sa soovid nõustamisele tulla, samamoodi anna mulle sellest märku. Teen individuaalset nõustamisi siin samas Tallinnas. Siuke värske õhk jalutuskäigu selline formaat, kus me saamegi kokku. Ja tegelikult ongi, minu nõustamine näeb välja selline, et me lepime aja kokku, millal kummalegi sobib, siis me teeme ühe jalutuse siin samas Süütiste Nõmme hüppeme piirkonnas. See on siuke 45 minutit tuleb kokku, siuke 2-3 kilomeetrit jalutust ja värske õhk, ilus loodus. Tegelikult me oleme linnas sees, aga siia on võimalik autoga ligi saada, ühistranspordiga, jalgrattaga, kuidas iganes. Ja see tekitab lihtsalt parema enesetunde. Ma teen ka workshop'e. Helikopter lendab üle, kujutad see pilti. Ma teen ka workshop'e
nii ettevõtetele kui ka siis selliseid grupi workshop'e, kus inimesed tulevad kokku. Me võtame konkreetse vaimset tervist toetava teema ja just siis võtame kohe kaadri. Kui sa soovid tulla nõustamisele, siis kindlasti anna mulle sellest teada. Ma teen individuaalseid nõustamisi samamoodi vaimse tervise osas siinsamas Nõmme, Sütiste, Hüppemäe, siin Parkmetsas. Me saamegi kokku, lepime aja kokku, teeme ühe mõnusa jalutuskäigu, arutame nendel teemadel, millest vaja rääkida on. Ja liikumine annab juba selle parema enesetunde, pluss mõte hakkab täiesti teistmoodi liikuma. Ja samas ongi, me oleme tegelikult Tallinnas täiesti sees, aga me oleme ümbritsetud loodusega ja lihtsalt on selline teine lähenemine, kui lihtsalt siukses kabinetis istuda. Mulle endale räigelt meeldib see. Teen ka grupi nõustamisi, ehk siis meil on sellised vaimset tervist toetavad workshopid, saamegi kokku. Tavaliselt on siuke 10 punt meid, valime välja koha. Praegu olen teinud neid Astangul, siinsamas Vanaka lähedal kohe siin külje all ja võtamegi siuke tund-poolteist, istume maha, räägime ühel konkreetsel teemal. Siiamaani oleme rääkinud sellistest ebakindlustest, et kuidas vaadata neid uue pilguga, kuidas teha neid just tugevusteks, kuidas õppida uuesti iseennast tundma, et mis ongi need teemad, punktid, mida ma vajan, et ennast hästi tunda, kuidas ma seda teistele edasi ütlen ja äkki ma teen praegu enda elus midagi, mis mul üldse ei sobi, aga ma olen lihtsalt harjunud seda tegema. Ja saab sellise mõnusa uue energia, palju häid mõtteid, kuidas siis uut värskust enda ellu tuua ja paremini hakkama saada. Ja näeme juba järgmises osas. Aitäh, et kuulasid, kaasa elasid. Järgmise korrani. Ole hoitud ja leia enda jaoks see, mis annab sulle tähendusrikkust ellu juurde. Tšau!